Kanalisatsiooni puhastamiseks on olemas kahte tüüpi tavalisi jette. Esimene neist on ilma puuripeata ja teine on puuripeaga kett. Puuripeade puhul on olemas kaks konkreetset tüüti. Üks on kroonipuuripea, nagu see siin, ja teine on krokopuuripea, nagu see siin. Kroonpuuripea ei sobi tegelikult PVC-torudele, sest nagu näha, kui puuripea läbib 90-kraadise ühenduse, on tal suurem võimalus toru seina sisse kaevuda ja seda kahjustada, samas kui tavalise kroko puhul seda probleemi ei teki. Nüüd, puuripeade ja muttide vahel on väga suur erinevus. Mutt, nagu see siin, on tööriist, mille ühendad otse võllile ilma kettideta. Seda kasutatakse tahkete takistuste eemaldamiseks. Samas võib loomulikult kasutada ka nende kahe kombinatsiooni. Võid alati panna mutti etteotsa kettidega taga, kett ilma puuripeata ja loomulikult on mul siin ka mõned harjad. Selle eelis on see, et muti raskus eespool liigub toru sees ringi ja takistab ketil tsentrifugaalio mõjul toru keskele jäämast. See tähendab, et see koputaks toru siseküljele ja ilmselgelt lööks prahi minema. Teine eelis on see, et see teiks ristmike vahele jätmise või keeruliste kurvide läbimise lihtsamaks. Tänan vaatamast. Tšau!